mina olen Kellu ja mina olen sel aastal piparkookide lainel. Enne jõule pole siin midagi imestada, aga mina mõtlesin sel aastal, et prooviks neid piparkooke, mida ma veel ei ole proovinud. Laiendaks oma silmaringi natuke. No ja siis avastasin, et tegelikult peale piparkookide pannakse piparkoogi maitseid igale poole mujale ka sisse. Ja nüüd on mul mamma piparkoogi pannkoogid. Nii et ma suure põnevusega loodan, et need on head pannkoogid, aga teeme kohe lahti ja proovime järgi. Nii, see on siuke hea taassuletav pakend. Siin nimelt on siukene zip, sigamus lukk, mis selle nimi oli ja siin on siukene värske äsja ahjustunud piparkoogi lõhn siin sees. Selline mõnus, palju piparkoogi sees on? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pannkooki, mitte piparkooki. 200 grammi. Ja siin on kirjas, et see on kookospiimaga. Selline lõhn on täiesti võimaline. Tada! Oi! Ta näeb välja nagu tahke puding siit väljaspoolt selline. Tõesti niisugune natuke isegi veits näpu all rasvane. Ta on sutsuke nagu keeks. Pehme. Täiesti pannkoogise tekstuuriga. Natuke tuletab mulle meelde isegi pudingut. Ta on selles mõttes lahe, et ta on ikkagi nagu kohupiima pannkook, mulle tunne. Kookospiim ei ole siin kohupiima. Mis ta siis on? Ta on muna, kookospiim, jahu, õli, karamell, maitseained, kergitusained. Ma panin mööda. Ta on piparkoogi maitseline pannkook. Ja mulle hästi meeldib see, et see piparkoogi maitse nagu niimoodi kumab läbi. Et kui mõnda muud piparkoogi asja ma olen söönud, siis sa saad sellise käreda piparkoogi maitseainete paketi sealt kõigepealt või siis üks toore piparkoogi taimne maitse. Aga see on niisugune nagu lisa siuke hõrk selline maitse ja aroom siin videosid. See on hästi nagu hea. Aga siis sa võid seda niimoodi rahulikult nosida. Ja kuna ta on siuke piparkoogine ja ta on siukene värv ka nagu karamelline piparkoogine, siis kõigil, kellel on niisugused nagu õrnakesed hambakesed, siis oma piparkoogi vajaduse saad sa siit kätte küll, ma arvan. Tõesti on hea. Okei, aga vaatame, mis siin sees on. Need hõrk on meeletatud on ju. Ja siis energiat 100 grammi kohta 223 kilokalorit, nii et see siin on 200 grammi, sööd kõik korraga ära, kordud topelt, saad need kogused. Et rasvade ja küllastunud rasvhapete ja sükstega ei olegi nagu väga hullu. Siuke normaalne pannkook. Saarjoinen OÜ. Siukene firma, mis seal, et mamma seal all on. No ja midagi siukest väga nagu põrutavat, kohutavat ei ole ma siin sees leidnud. Ainuke asi, mis ma nägin, oli E450, et see olevat suurte koguste tarbimisel tekitanud rottidel ja elukiväega katsetatud. Nii et siis, et väga nagu hoogu ei läheks, et siis tasub niimoodi natuke saaval vahepeal mõnikord mõjustada. Nii, aga kui see tahan elukive, siis ma vaatasin, et siin on üks teine mamma pannkook, kus tundub, et seda asja ei ole sees. Nüüd see on kohupiima pannkook, siin on natuke rohkem kaloreid, aga muidu pole väga viga, ka normaalne pannkook. Ja need hinnad pannkookidel on siis enam-vähem samasugused. Ja minu meelest mamma on hetkel nagu ainuke pisikesi kaasavõetavaid uuesti
Soojendatavaid pannkooke, külmast peast söödavaid pannkooke teeb ja praegust mul tuli pähe, et tead, et paneks sooja ka. Vaataks, kuidas siis maitseb. Ma tulen kohe tagasi. Ma käisin vahepeal soojendasin pannkooke mikrolainajust. Viin panni selleks panna sooja. Aga 30 sekundit. Ja siis juhtus muga selline asi, et ma ei saanud enam neid käes hoida, sest nad läksid nii pehmeks ja nii nagu kummaks, et need näpud ei pidanud mul vastu. Sellised nad näevad välja. Nad hakkasid veel tugevamini piparkookide järgi lõhnama, nii et hädisu. Okei. Nüüd on siis piparkoogi maitse tugevamaks läinud ja täpselt on niisugune tunne, nagu ma sööks väga pehmet piparkooki, niisugust mitte nagu krõmpsuvat, vaid just hästi pehmet, hästi mõnusat. Nii et ma kujutan ette, et kui siia peale sooja piparkoogi peale panna näiteks kohupiima või külma jäätist või midagi, siis saaks väga hea mõjustuse. Selline ägeda. Nii et väga hea leib, mulle megalt see meeldib, nad ei ole väga kallid, natukene üle 2 eurot pakk. Midagi hullu siin sees ei ole peale selle, et kui sa meeletult neid ära sööd, siis võib-olla tekivad sul neerukivid. Piparkoogi maitse on õrn, et ta kumab läbi, et pigem niisugune hõrk. See pannkook on suht õhuline, hästi pehme. Kuumutamisel ja soojendamisel tõmbab veel suurema lõhna külge ja piparkoogi maitse tuleb rohkem esile. Ma arvan, et seda saab igast suuremast poest, kus oma tooteid müüakse. Ja säilusaeg on hästi väike, neid täpselt juhul mingi nädalakese niimoodi nad kestavad. Ja tõsiselt lahe leid. Mulle täiega meeldib. Taastuletav pakett. Aga ära siis kõike korraga ära söös, sa saad siit mingi üle 400 kaloori. Ehk siis korraliku lõunasöögi kogus. Aga nad ei püsi sul nagu meeletult kaua sees, pluss on see, et see saab piisavalt palju toita. Maiustamiseks üliäge, kinkimiseks üliäge ja lisamagustoitude tegemiseks ka üliäge. Et sellised on siis mamma piparkoogi pannkookid. Jälle üks tore uus piparkoogi maitse, aga varsti uued maitsed